nüüd silendatud ja nüüd ma hakkan hommikusööki tegema. Ja Leo magab praegu ja täna me lähme Leoga beebivõimlemisse. Sellepärast ma olengi nagunii vara üleval, tavaliselt ma ei hakka nii vara. Tavaliselt ma magan Leoga edasi mingi 9 vähemalt või 10 või niimoodi voodis. Aga täna on selline varajane ärkamine, sest ma olen veits stressis sellepärast, et kas ma jõuan õigeks ajaks ja niimoodi, et kui ma auto panen ja värki, sest see on seal Tartu kesklinnas ja siis on nagu veits raske ja ma ei tea, kas sinna nagu niimoodi, et käruga saaks. Et jah, et siis nagu selline teadmatus on ma nagu ei teagi. Aga kell ongi praegu 8:50 juba. Mul ongi põhimõtteliselt mingi tunnikene aega, et siis ise nagu ära süüa ja värki. Ja siis peangi juba Leoga hakkama tegelema. Vot nii. Ma loodan, et mul sai nagu enam-vähem tagant ka ilusti ära sirgendatud. Tavaliselt on see, et tagant jääb mingi väike plönn. Aga ma hakkan siis hommikusööki tegema. Hommikuks ma teen seda sama, mis ma tegin eile ja ma näitasin eile ka natukene. Ja ma arvan, ma teen TikToki sellest ja panen selle kas kas Instareeli sellest või TikToki panen. Et leidsin ise tegelikult selle TikTokis selle retsepti. Aga jah, teen siis eestikeelse versiooni sellest. Ja väikse muudatusega. Okei, aga ma hakkan siis hommikusööki tegema. Nii, ma nüüd olen oma söögi tegemisega peaaegu valmis. Leo ikkagi ärkas ülesse. Istub siin selles beebibjörnis. Ta on nüüd puuksud, mis ei tulnud välja, sellepärast ärkas. Aga mul siin toit hakkab ka valmima. Ja teen endale teed, sest mul on kurk kuidagi natukene valus. Ei tea millest, aga natukene on. Ja siis vaatan YouTube'i. Ja Leo on siin. Riio sööb oma toitu. Ja mina hakkan kohe sööma. No nii, käisin Leoga siis seal võimlemas ära ja nüüd hakkame kodu poole minema. Kell on 12:08 ja see algas, kestiski umbes tund aega, natukene võib-olla vähe. Ja Leo oli tegelikult väga tubli. Natukene jonnis, aga see on mingi väike pisiasi. Üldjoontes oli ta väga tubli ja lasi kõike endaga teha. Nii et läks hästi. Ja nüüd toidub seal taga. Nii, ma käisin nüüd selles beebi võimlemises ära ja olen käinud ka nüüd kodus, olen just kodust ka tulnud ja nüüd lähen Tavaariga enda maale ehk siis enda ema juurde, Leo vanaema juurde ja siis homme tulen tagasi Tartusse. Et selline väike trip. Leo on mul siin taga. Ma arvan, et on silmad kinni, et ta on nüüd vaikselt tudus. On ka aeg, sellepärast, et pärast seda, kui ma treenist olin, siis ta magas mingi 30 minutit. Tere hommikust! Nagu näha, mul ma eile pesin oma juukseid ja nad kuivasid siia. Istu. Ja nad kuivasid jälle nagu, ma ei tea, mis asi. See on see, et öösel, kui magama lähen, tavaliselt nad jäävad natukene ikkagi niiskeks. Ja siis nad on nagu sellised, midagi vaat teha.
täna ei ole isegi kõige hullemad. Selles mõttes, kui ma neid kammin nüüd, siis läheb küll hulluks, aga lastud olla siis senised. Kuna täna on esimene advent, siis kõigile head esimest adventi. Ja täna mõtlesin, et teen siis ise nagu küpsetuspäeva või noh, soovin vähemalt seda teha. Ma ei juba võtsin täielikult selle võiga välja, et ma saaksin kaneelisaia teha ja piparkauke saab ka täna võib-olla teha. Et vaatame, kuhu me oma küpsetustega jõuame. Aga esimeseks asjaks ma võtan rahulikult. Leo vist jäi nüüd magama. Võtan siis rahuliku hommiku endale kõigepealt. Sest tegelikult olen ma üpris väsinud. Mis sest, et Leo magas 11 põhimõtteliselt 7-ni. No pigem poole 11 7-ni. Ja siis magas mingi pool tundi 40 minutit. Ja siis ärkas uuesti ülesse ja nüüd olimegi mingi tunnikese üleval. Mängisin takka natukene, tegin harjutusi, 1,5 tundi. Ja siis söötsin, vaatasin mähku ja nüüd peaks ta magama. Loodame. Aga jah, ma siis alustan hommikuga. Nii, ma hakkan siis nüüd vaikselt tegema kaneelisaia. Ja ma mõtlesin, täna ma teen endale ka matšat. Ma olen teinud ja mul natukene on veel. Nii et vaatame, kuhu me teid paneme siin. Nii, vaatan. Okei, mul on veel seda suht normaalselt. Nii et ma saan. Aga ma tegin endale sellise matša põhja kuuma veega siis ja panin suhkrut natukene. Ja siis nüüd tahaks jääd panna ja piima. Nii, see on siis selline väga lahja tuli samas, aga vaba. Nii, ma siis hakkan nüüd siia sellesse suurte kaussi asju lisama. Kõigepealt ma lisan siis pärmi ja suhkru. Ja siis segan seda kokku. Segan siin seda nii kaua kuni ära või noh, hakkab nagu kokku sulama nagu ikka värvitaigna puhul. Ja mul on ikkagi jõuluvibes. Võt. No nii, nüüd on piima, vee ja õli ära lisanud ja nüüd hakkan siis jahu lisama. Ja siis lasen juba tal kerkida.
No nii, nüüd ma lasen sellel siis kerkida. No nii, nüüd ma olen ta lasknud 2 korda kerkida ja nüüd ma rullin ta lahti ja siis panen võid vahele, voldin kokku ja siis lasen tal veel seista. Vot. Vahepeal ärkas Leo ka ja ma olen jõudnud omadega nii kaugele, et ma hakkan nüüd lõikama jupikesi. No nii, nüüd on jälle läinud aeg mööda. Olen jõudnud kõik kaneelirullid ära rullida. Olen kõik ära jõudnud siin. Nad on siin mõnusalt kerkinud nüüd. Et lähevad kohe ahju. Et mul on väga palju kaneelirulle. Leo seal on mati peal. Riia läks õue. Vaatan YouTube'i. Just sai üks video läbi, läks vist teine video käima. Nii. Ja siis panen need ahju, rullikesed ja mingi pool tundi on 160 kraadi peal, siis ma panen seda kraadi kerin juurde, natukene veel. Okei, aga ma panen siis ennast sinna sisse. No nii, kõik rullikesed on ahjus.